Tere tulemast! Tere tulemast Tarkvel teadvel looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja ma olen tulnud täna teie ette, et rääkida pööripäevast, et teha teile üks võimas pööripäeva energiatega seotud kanaldus valguse keelega. Me loome ühenduse täna meie galaktika südamega ja toome selle kaudu läbi siis uued valguskoodid. Ning räägin teiega üldse praeguse energiatest, kuidas siit edasi ja millised on võimalused, ka minu poolt pakutavad võimalused iseenda toetamiseks, iseenda teekonna avamiseks. Vot nii. Aga kuna see on täna selline sessioon või seanss, siis saate ka pisut aimu võib-olla, millised minu need kanalduste sessioonid tavaliselt on. Siis suure tõenäosusega ma enamus aja räägin teiega silmad kinni. Ehk räägin südamest. Räägin südamest ja kui ma südamest räägin, siis mul on lihtsalt lihtsam hoida silmi kinni, siis ma saan ühenduse oma südameväljadega ja oma infoväljadega lihtsamalt. Ehk et mul on selline kogemus ja uskumus, et kui üks meel on nii-öelda suletud, siis teised meeled saavad avarduda ja see toetab mul oma tajuväljade avardumist, kui ma sulen silmad. Ehk et siis sellepärast ma panen silmad kinni. Mis veel? See on selline informatiivne loenguosa alguses ja kui sa tunned, et ta tegelikult ei soovi seda valguse keele kanaldust ja energiat alla toomist, siis sa lihtsalt võid panna sealt selle video kinni, kui me selle üle läheme, et see on siis selle video teises osas. Ehk et tõesti nende energiate vastuvõtmine peaks olema vabatahtlik, kui ongi ja lihtsalt kontrolli enda sees, et kas sa soovid seda. Kui su süda ütleb jah, siis jätka kuulamist ja kui sa tunned, et ei, siis lihtsalt pane kinni. Nii ongi. Kas on veel midagi olulist enam, kui me lähme teele? Kõigile teile, kes te kuulete mind esimest korda, siis valguse keel on energiakeel. Valguse keel on võimas tööriist, mille kaudu on võimalik siis erinevatest infoväljadest, energiaväljadest tuua alla selliseid, ma nimetan selliseid nagu zip-failideks ehk kokku pakitud informatsioon energeetilisel kujul ja kui me selle alla toome ja helivibratsiooniga laeme enda kehadesse, siis hakkab ennast ajas lahti pakkima seda informatsiooni ja energeetikat, mis selle kaudu tuleb. Et ma olen üsna kindel, et mõne aasta pärast või meie lähitulevikus juba on valguse keele kasutus nii tavaline, et isegi enam ei küsi, mis on. Et täna, kui te lähete rahvusvahelisele YouTube'i avarustesse, siis seal te leiate kindlasti väga palju valguse keelt rääkivaid valgustöötajaid, kes samamoodi teevad erinevaid energiakanaldusi, et võite selle kohta uurida, kui see teid kõnetab. Ja ka minul endal on vanemate videode seas sügavamat informatsiooni, täpsustavamat informatsiooni valguse keele kohta. Ehk et siis võite seda sealt vaadata. Vaatan, kas on midagi veel, mis ma tahan teile öelda enne, kui me lähme teele. Ja ma võib-olla ka seal teel natuke mainin seda veel, aga mul on nüüd siin kohe järgmine kolmapäev algamas uus 8-nädalane teekond, 8-nädalane aktivatsiooni teekond, mis tähendab seda, et ma räägin teile uuest maast, uuest minast, tähendab selle pealkiri on tegelikult uus maa, uus mina, kes ma olen. Ehk et milline see uus olemisviis on, millised on need praegused energiat, millega meil on vaja arvestada, kui me soovime nendes füüsilistes kehades minna üle uude olemisse, uue maa energiatesse. Ning
Selle käigus ma suhestun ka erinevate meie eelkäijate teadvustega, mis tähendab seda, et me oleme tegelikult kosmilise päritoluga. Inimene on kokku pandud üle 20 erineva DNA, kosmilise rassi DNA ja me oleme selline hübriidversioon, mis tähendab seda, et meil on võimalik olla selles füüsilises kehas nii reptiilne olevus, ehk et meil ongi tegelikult ka reptiili aju, mis keskendub võitle, põgene, mängi surnud funktsioonidele. Väga suurel määral reageerib ja tegutseb hirmu baasil, aga samal ajal on meie DNA-des ka kõige kõrgemate loojarasside DNA-d, mis tähendab seda, et see on ka põhjus, miks meie süsteemis toimub loomine hästi kiiresti ja nüüd praegused energiat, mis on meie planeedile kohale jõudnud, toetavad seda loomist veel kiiremini, veel jõudsamalt, et me olemegi loojad inimkehas, meil on see võimekus olemas, et juba selline vanasõna, et hundist räägid, hunt tuleb, on tegelikult meie reaalsuses kogu aeg töötanud, sellepärast et meil on loojakoodid, me oleme loojad. Ja kui me suhestume erinevate meie eelkäijate rasside energiatega, siis nende kaudu me saame aktiveerida iseenda DNA-d ja DNA kannab informatsiooni, mis on täna tegelikult seotud meie multidimensionaalse avardumise ja aktiveerumisega, mille kaudu meil lõpuks saab uuesti aktiveeruda hingemälu. Me ei pea olema tegelikult see koti sees, et me ei tea, kes me oleme ja kus me tuleme, vaid tegelikult on meie võimekus mäletada oma eelmisi kehastusi, oma eelmisi eksistentse, mis tegelikult eksisteerivad paralleelselt, sest et aega kui sellist üldse ei ole olemas, et aeg, see lineaarne aeg, mida käsitletakse, on ainult siin planeedil Maa sellisel viisil, ehk et kui me saame ühendust või lülitame sisse endas need võimekused, siis me saame lihtsalt kogeda seda elu siin planeedil Maa loojatena palju mitmekülgsemalt, palju põnevamalt, palju võimekamalt. Ja see on see, mille suunas me liigume ja sellepärast mina toetan oma nende aktivatsioonidega siis teie DNA-de aktiveerumisi, et te saaksite taas mäletama, aktiveerida oma hingemälu ja meelde tuletada ka oma võimekused, mis teil juba olemas on hingetasandil ning need tuua tänapäeva ja reaalselt enda elus kasutusele võtta. Võtame näiteks kõige lihtsam asi, selgelt nägemise võime, ajaliinide ajaliinide vaatlemise võime, ajas liikumise võime oma teadvusega, astraalne rändamise võime, telepaatilisus, mis veel, oma keha nagu täiesti teisel tasandil, kehaga suhestumine, tajumine, hästi teadlik loomine, kõik need on osad sellest võimekusest, mis kaasneb sellega, kui sa oma multidimensionaalsed aspektid aktiveerid. Nii et sellele teekonnale ma kutsungi teid, jah. See algab kolmapäeval, samal ajal ma hoian uksi lahti tegelikult nädal aega veel peale, nii et ka aprilli alguseni, seal ma ei mäleta täpselt, mis see kuupäev on, järgmine kolmapäev, aga põhimõtteliselt 2 nädalat siit sellest hetkest, tänasest päevast, mis on siis 21, jah, mida päris 2 nädalat, ühesõnaga selle kolmapäeval algab ja järgmisel kolmapäeval läheb uks kinni sellele grupile. Ja kui see sind huvitab, siis siin samas all, selle video all ma panen lingi ja sa saad sealt täpsemalt lugeda ja siis soovi korral hüpata paati, tulla kaasa sellele teekonnale, see saab olema kindlasti väga põneva vastuste retk, et ma just olen lõpetamas või tegelikult just sai sellel kolmapäeval läbi energiakeskuste multiaktivatsiooni teekond ja see oli samamoodi megatransformatsioon on too nii nendele inimestele, kes osalesid, kui ka mulle endale, nii et miks mitte kasutada neid võimalusi, mis meil täna on nende tõusvate energiatega seoses kättesaadavad, et lihtsalt enda elu luua lihtsamaks, paremaks ja hoida enda joondust, enda kõrgema mina ja algallika energiaga, et need on need võimekused ja võimalused, mis saavad avalduda ja sellele teekonnale ma kutsun teid siis kaasa, mis nüüd algab, ehk et ma hakkasin rääkima juba sellest eelmisest teekonnast, aga igal juhul,
miks ma seda üldse mainisin, seda eelmist teekonda, on see, et ma saan olla kindel, et see saab olla transformatiivne, kui sa oled sellele avatud ja tunned kutset. Vaat nii. Nii, lähme siis nüüd pööripäeva juurde. Nüüd ma sulen silmad, häälestun sellele energiale ja lähme selle sessiooniga teele. Teise osa veel nii palju, et kui me jõuame aktivatsiooni juurde, siis võimalusel võtta seda vastu pikali. Ja kui on võimalik, siis kasutada kõrvaklappe ja pärast seda aktivatsiooni kindlasti joo rohkem vett, toitu kergemalt, mine loodusesse, ole looduse kohenduses, kui võimalus võtta isegi paljalu, kõva või tugev selline maandus, et nende erinevate energiatega mängides on maaühendus väga toetav ja vajalik komponent. Võt nii, nüüd vist on küll kõik mainitud. Tuleme siis kohale. Lihtsalt tule kohale siia praegu. Hinga sügavamalt kõhuga ja tule kohale siia praegu. Lihtsalt pane tähele, kuidas õhk liigub sinu kõhus ja kehas. Kõhu liikumisega võimendad sügavat hingamist. Võtame mõtetest energia välja, toome südamesse, kuulame südamega. Ja loome oma tahte ja tähelepanuga meie ümber ja kohale ka sellise valguse kupli, kaitsekupli. Ja sellesse ruumi on lubatud ainult meid toetavad energiat, mis on kooskõlas meie parima võimaliku hingeteega. Pööripäev, kevadine pööripäev. See ei ole lihtsalt kevade algus ja märk sellest, et loodus hakkab tärkama, kuigi see on väga oluline osa sellest, see on uus algus, uus aastaringi algus, kus kõik tärkab. Sa võid kogeda pärast seda pööripäevaga sellist inspiratsiooni ja soovid teha midagi muud, muuta midagi, minna uude kohta, alustada mõnda uut projekti. See on selline õide puhkamise aeg mõnes mõttes, aga samal ajal on see ka pimeduse ja valguse täielik tasakaalupunkt. Nii öö kui päev on ühe pikkusega ja energeetiliselt laienebki see sellele, et pimedus ja valgus on tasakaalus. See on see põhjus, miks sa oled võib-olla viimasel ajal tundnud ka hästi suurt kõikumist, just eriti eilne päev ja nädal enne, kui oli ka tugev ja võimas kuuvarjutus. Need energiad panevad meid kõikuma, panevadki meid äärmustes käima, väga suurtes õnnehetkedes ja samal ajal ka hästi madalates emotsionaalsetes mustades aukudes või tumedates aukudes. Aga see on kõik selleks, et sina õpiksid selle emotsionaalse lainetuse keskel hoidma oma keset, hoidma oma harmoonilist tasakaalu. Ükskõik, mis sinu ümber toimub. Ükskõik, millised on sinu emotsionaalsed lained, sinu asi on hoida selle kõige keskel, kogu selle möllu keskel, iseenda joondust, iseenda sellist sirget kanalit, mis on pidevalt ühenduses sinu kõrgema olemusega ehk sinu endaga. Et sa ei lasa nendel emotsioonidel ennast viia äärmustesse nii tugevalt kaasa, et sa sinna jäädki, vaid sa lihtsalt vaatled ja teadvustad, mis sinu elus toimub, sa vaatled enda emotsioone,
tunned neid enda kehas, hingad kohalolus ja lased sellel möllul lihtsalt toimuda, kuni see taas vaibub ja sa leiad rahu enda keskmes. See on see pööripäeva energia, mis tasakaalustab sinu enda harmoonilist olemist. Nii et lihtsalt ära anna hinnanguid enda nii-öelda laperdamistele, ära ole enda suhtes karm, vaid vastupidi, õpi nende laperduste keskel või lainetuste keskel hoidma oma keset. Tähelepanu südames, hingad ja hoiad seda rahuenergiat enda sees. See on treening ka tulevasteks aegadeks, kus meie reaalne, materiaalne maailm, mis on juba loodud, hakkab väga palju muutuma. Toimuvad suured süsteemi muutused ja kõik, mis on olnud stabiilne ja tundunud kindel, see muutub ja muutumiseks peab ta ka võib-olla alguses lagunema. Ja nüüd selleks, et inimene ei läheks selle lagunemisega kaasa ja ei peaks seda millekski hulluks ja halvaks, vaid hindaks seda või nagu näeks seda kui lihtsalt sellist loomulikku protsessi. Selleks on hea treenida enda keskme hoidmist, et ankurdada seda rahuenergiat planeedile Maa läbi enda eksistentsi. Ja ka sinu reaalsus loob ümber sinu vastavalt sellele, millist energiat sa kannad ja millises energias sa kõige rohkem viibid ja sellepärast on oluline hoida seda keset ja säilitada see rahuenergia ja samal ajal vaadelda oma emotsioone, mitte samastuda nendega, vaadelda oma mõtteid, mitte samastuda nendega. Sa ei ole enda mõtted, sa ei ole enda emotsioonid, sina oled see teadus, kes vaatleb kogu seda protsessi inimkogemuses ja lihtsalt kogeb seda. Sa oled kogeja, aga sa ei pea samastuma kõige sellega ja sa ei pea selle mölluga kaasa minema. Ja kui sa suudad seda keset hoida, siis tuleb hästi selgelt läbi ka juhatus sinu kõrgemalt olemuselt, et milliseid samme on sul vaja teha selleks, et sa käiksid oma parimat võimalikku hingeteed, et sa oleksid kooskõlas sellega, mis on sulle parim. Sest et me ei ole keegi tulnud siia tegelikult kannatama ja nendes madalates emotsioonides suplema pikalt. See on illusioon, et me peame seal olema või et need madalad emotsioonid on tegelikult üldsegi midagi halba. Nimelt, kogu meie reaalsus sõltub sellest, mis hinnangu me millegile anname. Kui sa koged näiteks viha, kurbust, süüd, siis kui sa viid oma tähelepanupunkti nendele emotsioonidele hästi tugevalt sisse ja oled seal ja siis veel hindad ennast, et kurat küll, miks ma ikka olen nendes tunnetes, kuidas ma nüüd ei oska siis paremini luua oma reaalsust, miks mul kõik on nii halvasti, siis sa lihtsalt ankurdad seda energiat enda eksistentsi üha enam ja enam ja enam. Mis tähendab, ja see on siis nagu 3D reaalsuses olemine, et sa hoiad oma tähelepanu pidevalt ja jätkuvalt sellel negatiivsel kogemusel ja lineaarsel liikumisel. Ehk et üks asi viib teiseni ja üks asi on ees ja teine taga ja üks oli ajaliselt ees ja teine on tulevikus, tähendab ajaliselt taga ja siis teine on tulevikus ees. See on selline lineaarne liikumine. Aga kui sa tuled sellesse vaatluse punkti ja sa ei suhestu nende emotsioonidega nii sügavalt ja sa ei hinda neid sellisel viisil, siis see annab sulle võimaluse ühendada ennast sellise nullpunkti sagedusega, mis on 5D's olemine tegelikult, mis tähendab seda, et kõik lihtsalt on. Ja sa oled ja sa ei suhestu sellega sellisel viisil, et sa hindad seda heaks või halvaks, vaid sa koged seda. Ja kui sa ka madalaid emotsioone võtad vastu lihtsalt läbi kogemise ja läbi vaatluse, siis need ei tekita enam sinule sellist kahju.
ja need kestavad oluliselt vähem aega ja sa saad tulla taas oma keskmesse, siis millist tunnet tegelikult inimesed kõige rohkem igatsevad? Jah, rõõm, naudingud ja selline lõbusus ja kõrged emotsioonid, need on hästi mõnusad ja nauditavad, aga ka need väsitavad. Ehk et tegelikult see seisund, milles me tegelikult kogu aeg tahaksime olla või vähemalt mille poole me võiksime püüelda ja mis tegelikult inimesele, mis inimese keskmes olemist kõige paremini toetab, on rahuseisund. Ehk et see rahu on see, millel oleks vaja hoida oma tähelepanu. Ja see saab säilida su sees, kui sa ei lähe oma emotsioonide ja mõtetega kaasa nendega samastudes. Sa ei hinda neid, sa lihtsalt vaatled, mis su sees toimub. Meie reaalsuses toimub praegu palju muutusi. Meie füüsilised kehad muutuvad süsinikpõhiselt toimimiselt kristallilisele. Vesi, mis meie sees on vedelkristall. Vesi ongi vedelkristall. Nii et kui sa soovid ennast häälestada, kasutada selleks vett, siis ja see on tegelikult miski, mida ma väga soovitan, siis püüa leida viis, kuidas sa saad kasutada puhast vett ilma kloorisisalduseta. Puhast vett ja lihtsalt häälesta seda ja luba sellel vedelal kristallil siseneda enda füüsilisse kehasse ja häälestada sinus juba olevat kristalli, ju kristalle erinevaid, kristallkeha. Me saame oma kristallkeha häälestada väga paljudel erinevatel viisidel. Me võime sellesse mõnes mõttes suhestuda nagu kristallidesse. Mis kristalle puhastab? Vesi, viirukitoss, päikesevalgus ja päikesevalgus ka laeb kristalle. Samamoodi on ka meiega. Kui sa soovid ennast puhastada, sa tunned, et sa oled tasakaalust väljas ja miski muu ei tööta, siis mine vette. Mine duši alla, istu vannis, mine rappa ujuma. See on metsikult hea sinu kristallkeha tasakaalustaja, puhastaja ja sa leiad uuesti oma keskme ülesse. Nüüd see periood, mis on kevadise pööripäeva ja suvise pööripäeva vahel, see on selline periood, kus kosmilises mõttes või kosmilises mõõtmes saadetakse maale metsikult palju kõrgsageduslikku valgusenergiat ka läbi päikesetormida. Ja seda kõike selleks, et maal toimub praegu puhastusprotsess, reaalne puhastusprotsess, pimeduse energiate vabastamine, neutraliseerimine, tasakaalustamine ja inimesed kogevad seda füüsiliselt. Füüsiliselt võid tunda, et sa oled justkui mikrolaineahjus, metsikud sellised energiavood on kuumalained, külmalained, vilinad, surinad kõrvades, kehas, selline pidev sumin, justkui tahaks öelda, on taustal. See on kõik selline kalibreeriv ja puhastav energia. Nii et leia viise, kuidas ennast lihtsalt toetada. Ole hästi palju looduses, tõesti võta ühendust loodusega ja ole looduses. Nüüd varsti lähevad ilmad soojemaks ja käi paljajalu vees või paljajalu maa peal. Maa aitab tõesti seda kõike hästi neutraliseerida ja ankurdada. Et see ei oleks nii nagu, kuidas ma siis ütlen, inglise keeles overwhelming, mul ei tulegi praegu see eestikeelne sõna ka vahetele. Igal juhul, et see oleks nii liiga palju, et sa suudaksid seda ilusti välja kanda. Ja kui selle käigus sa märkad, et tuleb üles veel mingeid vanasid teemasid, nagu vanu teemasid, mis sa tunned, et ammu on see asi juba lahendunud ja nüüd jälle tuleb üles ja tekitab emotsionaalseid laineid, siis lihtsalt mine sellest läbi. Vaatle seda protsessi, täna neid inimesi, neid kogemusi südamest
ja lase lahti, andesta. Lihtsalt anna vabaks, sest andestus ongi energia vabastamine. Anna andeks enda sees, iseendale ja oma teekaaslastele, kes on selle olukorraga olnud seotud ja lihtsalt lase vabaks. Meil on praegu täiesti uutesse energiatesse liikumine, sest et pööripäevaga algas täiesti uus ajastutsükkel, mis on põhimõtteliselt liikumine kuldajastusse, ja pimeduse aja lõpp. Ja see annab meile võimaluse tõmmata justkui kannaga liiva sisse jutt ja astuda lihtsalt üle. Jätta kõik see minevik selle taha ja astuda lihtsalt üle puhta lehena. Paljud teist võivad tunda täieliku lahtiühenduse tunnet, mis tähendab seda, et sa oled lihtsalt olemises. Sa ei tunne tummet mitte millegi poole ja sul ei ole seisukohta mitte millegi suhtes ja sa lihtsalt oled olemises. See on selline hetkeline tühjuse hetk, millesse tasub lõdvestuda. See ei ole mitte midagi halba ja sa ei ole laisk, kui sul ei ole midagi viga, kui sa ei ole diivani peale, sa ei jõua ennast liigutada, sa tahad lihtsalt olla. Vaid vastupidi, see ongi see, mida sa pead tegema. Sa peadki lihtsalt olema praegu endas energiates ja enda sees lihtsalt olema rahulikult ja vaatama iseennast ja lõdvestuma sellesse protsessi. Sest et see tühjus, mida sa võib-olla koged, on selleks, et sinna saab maanduda uus loomine. Ja see uus loomine maandub siis, kui sa ei hinda seda tühjust valeks või sa ei hakka ennast süüdistama, et sa mitte midagi ei tee ja et sa ei ole kasulik. Kallis, sa ei saagi praegu olla. Sa ei saagi enam ennast sundida tegema midagi, mida sa tegema ei pea. Ja ka see on uue maa energiate teema. Me hakkame järjest enam kehastama oma tõelist olemust, mis tähendab seda, et teemad, mida me oleme ennem teinud kohusetundest, süütundest, vastutustundest, mis iganes muust tundest kui sisemisest juhatusest. Need teemad lihtsalt muutuvad niivõrd vastumeelseks, et sa ei saa neid uksi enam avada. Töökohal käimised, suhetes olemised, kellegile mingite heategude tegemised, vanade tuttavatega kokkusaamised, sugulastega kokkusaamised, üritused, mis on justkui viisakusest peab minema. Iga kord, kui sa tegelikult tunned enda sees vastumeelsust ja sa pressid ennast veel läbi, siis see läbipressimine võtab metsikult energiat ja see energia kadu viib selleni, et keha reageerib kas haigusega või täiesti nii, et sa mitmeks päevaks sul ei ole jõudu mitte millegi tegemiseks. Ehk et see on reaalselt nagu vastuvoolu ujumine. Kujuta ette nagu tugeva vooluga jõekärestikku ja sa lihtsalt püüad ujuda vastuvoolu. See ei vii sind mitte kuhugi, see kulutab metsikult energiat ja sa raiskad oma loomejõudu ja oma füüsilist keha. Ehk et kõik uksed, mis ei voola, kõik uksed, mis on justkui kinni ja sa lihtsalt tunned, et sa ei saa enam neid lahti teha, sa ei saa enam sinna minna, sul ei ole energiat ja tahet seda teha, siis ära tee. Mine sinna, kus on jah, kus on tõmme, kus on voolamine. See on sinu naturaalne liikumise viis ja nii sa hakkad kehastama ja täitma seda perfektset, ainulaadset, suvereenset ja autonoomset olendit, valgusolendit, kes on kehastunud inimesena siia planeedile Maa. Sa hakkad täitma oma ainulaadset loomist ja oled see perfektne puslejupp kogu meie ühisolemises. Aga sa ei tohi, ma ei saa öelda, mida sa ei tohi, aga tõesti vastu ennast liikuda. See lõhub sind metsikult ja see ei vii sind mitte kuhugi ja kõik tuleb nähtavaks. Inimsuhetes saab nii selgelt nähtavaks see, kõik tunnevad seda ruumis, et sa tegelikult ei taha seal olla. Ja see mõjutab kõigi kogemust, et me ei tohi enam endale valetada.
ja läbi endale valetamise me valetame ka teistele. Tegelikult on aus see, et mul lihtsalt ei ole tunnet. Mul lihtsalt ei ole sisemist tunnet praegu sellel asjal osaleda. Ja see on aus ja see on tõde ja sellesse tasub lõdvestuda. Ja kui sa muutud ausaks iseenda suhtes ja hakkad seda ausust väljendama ka teistele, siis inimesed hakkavad sind austama. Isegi siis, kui neil algul tundub, et sa oled võib-olla ülbe või nipsakas või egoistlik, siis see on nende mure. Aga kui sa jätkad aususes elamist ja oma tões elamist, siis see viib sind sellisesse kohta, kus tulevad su ellu täpselt need inimesed, kes resoneeruvad sinu tõelise olemusega. Sa ei pea üldse pingutama, et midagi maagilist saaks toimuda. Sa ei pea pingutama ennast nendestele kohtumistele kohale viimiseks, vaid sa lihtsalt voolad sinna kohale. Need lihtsalt juhtuvad need kokkusaamised ja need on kõik kõrgemalt juhitud. Ja sa jooksed kokku oma hingeperega, kes võngub sinuga ühes kohas ja sa tunned ennast nii hästi, sest sa saad olla lõdvestunult ja rahus täpselt see, kes sa oled. Aga see algab iseendale tõega otsa vaatamisest ja iseendale tõe tunnistamisest ja selle järgi liikumisest. Mul on nii palju informatsiooni selle kohta, kuidas see uus ajastu meie reaalsuses ennast lahti hakkab rullima ja kuidas meie inimkogemused selles täpselt on või kuidas võiksid olla. Ma lihtsalt ei jõua seda kõike pakkida siia sellesse pööripäeva teemalisse olemisse. Ma vaatan, kas ma saan midagi veel öelda teile seoses pööripäevaga. Pööripäev on alati olnud eelkõige seotud kosmiliste energiatega ja siis jõuavad need kosmilised energiat meile siia maale, hakkavad mõjutama seda, kuidas meie reaalsus siin välja näeb. Ehk et praegusel kevadisel pööripäeval avaneb meie galaktika kesksüda, mille kaudu voolab siis ja mis meie maa joondub selle südame energiaga ja meie maale voolab siis puhas algalike energia, mis aitab käivitada seda uut aastaringi, seda uut eluringi, mis käivitub kevadel, kus kõikidel taimedel hakkavad mahlad voolama, kus lehed hakkavad tärkama, lilled hakkavad tärkama, loomad hakkavad paljunema. Selleks kõigeks tuleb see lisaenergia power läbi selle galaktilise kesksüdame. Ja täna me loome ühenduse selle galaktilise kesksüdamega. Selles energiakanalduses, mille ma teile loon. Ja kõik teie, kes te tunnete kutset sellele 8-nädalasel teekonnale, mis algab nüüd järgmine kolmapäev, et veel rohkem ennast avada, et veel rohkem informatsiooni ja sagedusi vastu võtta minu poolt, mida ma saan teile jagada, siis olete oodatud ja kutsun teid ühinema, kutsun teid sellele teekonnale. Nii, ja nüüd läheme siis üle energiatöö juurde. Kui sa nüüd ei ole ikka veel pikali ja sul ei ole veel silmad kinni, siis nüüd on aeg leida endale see mõnus olemise viis, kus sa saad pikutada, lõõgastuda ja võimalusel võid kasutada siis kõrvaklappe selleks, et helid tuleksid sinule vahetult kohale. Kui sul ei ole, sellest ei ole mitte midagi, energia liigub anyway, lihtsalt see klappide kasutus võimendab seda kogemust heliliselt. Nii, ma korraks joon vett.
Nüüd seal, kui sa oled pikali, siis hakkame hingama sügavamalt sisse ja välja ja luba iga väljahingamisega oma kehal rohkem lõdvestuda. Lihtsalt käi oma tähelepanuga oma keha üle ja lõdvesta kõik kohad, mis on pinges, kui mõni koht on eriti pinges, siis pinguta seda kohta korra ekstra, lase uuesti lõdvaks ja püüa tõesti tunda sellist mõnusat lõõgastust seal pikutades. Keera oma peopesad ülespoole, kui see on sulle mugav. Pane oma jalad natukene arki, kui see on sulle mugav. Ja tuleme oma tähelepanuga enda südame keskusesse ja hakka oma südames kasvatama ühte valguse palli. Näe, tunne või taju, kuidas sinu südame keskuses kasvab üks valguse pall. Ja see aina kasvab ja kasvab ja kasvab. Aina kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja ühel hetkel on see valguse pall nii suur, et sina ise oled täielikult selle palli sees. See on sinu südameruum, sinu turvaruum ja sellesse ruumi on lubatud ainult sind toetavad energiad, mis on kooskõlas sinu parima võimaliku hingeteega. Ja nüüd tule enda tähelepanuga uuesti enda südamesse ja viime sinu südamest alla läbi jalataldade, et valguse juured sügavale, sügavale, sügavale maasse. Sügavale, sügavale, sügavale maasse. Ja ankurda ennast täielikult oma valgusjuurtega siia planeedile maa ja maa uutesse energiatesse. Ja nüüd tule uuesti oma südame juurde. Ja vii oma südamest üles läbi pealae, läbi kroontsakra üks valguse kiir, mis otsib ühendust päikesega. Ja luba päikesel läbi oma valguse kiire alla saata sulle puhast, valget, puhastavat energiat. Sellist tugevat, puhastavat energiat, mis puhastab sinu valguskehast ja sinu füüsilisest kehast välja kõik, mis sind enam ei teeni, kõik, mis sa tahad lasta minevikku, lihtsalt maha jätta ja sellega täieliku lahtilaskmise teha. Luba sellel nüüd kõigel minna ja luba sellel läbi oma jalatallade vajuda maasse ja maa neutraliseerib selle energia ära puhtaks loovaks energiaks. Lihtsalt selline mõnus puhastus. Ja nüüd tule enda tähelepanuga enda südame keskusesse. Ja tule natuke kõrgemale oma kõrgemasse südame keskusesse, mis on rinnaku peal. Harknäärme juures. Näe, tunne või taju seal enda hingekristalli. Ja nüüd saada oma hingekristallist üles läbi pealae, läbi kroontsakra ja läbi galaktilise tsakra keskuse oma valguse kiir. Ja ühendame selle meie galaktika kesksüdamega nüüd. Sikiara na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 n
Saya Siana malanin ne hoia katarale no 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 kasih katarale
saki karalanana saki karalanana saki karalanana saki karalanana wakayanana 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 hakianana hakiana 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 hak sakiana 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 akierran sakiana 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 ukiera ueaki sayana kuutaralana 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 kuut saya kia 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 hai kuyanana 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 wakia kuyanana kiana siana ka työinana ka uikiana kuku Kia kienana. Se kienana kuutta ja se kienana kuutta, se kienana kuutta, se kienana kuutta, se kienana kuutta kikinenana. Saya kienana Waikayanana, 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 voitsaikinana. Ha, kierralana. Siakia. Siakia. Tika mina makaya kanana. Energiakanaldus on nüüd läbi.
sa võid olla veel seal nendes energiates, sa ei pea kuhugi kiirustama. Minu energia on minuga, sinu energia on sinuga. Minu energia on minuga, sinu energia on sinuga. Minu energia on minuga, sinu energia on sinuga. Aitäh, aitäh, aitäh. Aitäh teile, kes te ikka veel kuulate ja vaatate, olite siin. Aitäh selle võimaluse eest jagada iseennast ja enda olemust, enda andeid teiega. Ja soovin teile tõesti südamest imelist pööripäeva aega ja imelist ühendust iseendaga, enda südames. Ja kohtume järgmistel teekondadel, järgmistel videodes, järgmistes kokkusaamistes, järgmistel kursustel, kus iganes. Täpselt õigel ajal, õiges kohas. Jah, just nii. Aitäh. Tšau.